Okei, inimesed küsivad pidevalt, kuidas seda kaablit torulukseppa tööriistadega vahetada. Mul on neid terve hulka, mõned neist on ka kalmistul. Nii et see on tõeliselt lihtne. Kui sa tead, kuidas kaablit vahetada, kui oled kunagi selle välja võtnud ja vahetanud, siis see on väga lihtne. Ma olen väga odav ja kokkuhoidlik inimene, seega ostsin ühe odavaima. Hüdraulilised pressimisriistad, mida nad müüvad eBay's, maksid minu arvates umbes $50. Siis läksin kaablikeskusesse, tellisin mõned osad ja kasutasin lõikurit, et lõigata halb ots ära. Nii et siin on kõik, kuula statiivi väga, 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 väga kiiresti. Mulle meeldib natuke kaugust välja selgitada, sest see annab mulle võimaluse kasutada oma teadmisi ja oskusi, et täpselt hinnata, kui kaugel asjad tegelikult on. See on nagu väike seiklus, kus ma saan kasutada oma intuitsiooni ja loogika, et jõuda täpse tulemuseni. Lisaks on see ka suurepärane viis oma tähelepanu ja keskendumisvõime parandamiseks, kuna see nõuab palju keskendumist ja täpsust. See on sügavalt töötlemine, nii et kõik läheb sisse. Võta oma hüdrauliline pressimisriist, libista see sinna sisse hoolikalt ja ettevaatlikult ning joonda see täpselt õigesti. Veenduge, et kõik oleks korralikult paigas. Nüüd ei taha ma seda teha ühel otsal. Soovin, et see natuke keskendatud. Seda on kaameral väga raske teha. Nii et praegu on see enam-vähem seal, kus ma tahan. Mitte täielikult ühel või teisel küljel ja siis lihtsalt pressi see. Ta on kitsas. Ava üles. Vaatad, et see ei läinud kuhugi. Veel üks lahe nipp, mitte päris tööriist. Ma pean selle liikuma, sest sul on siin kõik see liigne kaabel, millega sa võiksid igavesti proovida. Sa ei pane seda asja sinna sisse ja kuku mu. Prjoht. Hoida seda tagasi.